1986. aasta juulis, kui Pavel Sudoplatov, üks NSV Liidu kõige kartmatumaid luurajaid, avaldas oma mälestused, ilmus nende lehekülgedele üks lause, mis võiks ümber kirjutada kogu Eesti ajaloo. Konstantin Päts oli meie mõjuagent alates 1930. aastatest, kirjutas mees, kes organiseeris mõrvakatseid, luureoperatsioone ja salajasi missioone kogu maailmas. Sudoplatov ei olnud kunagi valetat, tema tunnistused viisid paljaks kümneid lääne luureametnikke, tema sõnad põhjustasid skandaale USA-s, Suurbritannias, Prantsusmaal. Kuid see väide Pätsi kohta kadus peaaegu täielikult avalikust arutelust, liiga ohtlik, liiga plahvatusohtlik, liiga hävitav Eesti riikluse alusnarratiivile. Miks? Millised dokumendid kinnitavad seda väidet? Ja kui see on tõsi, siis kuidas saatis Nõukogude Liit oma agenti Eesti presidendi koju juba enne, kui riik ametlikult okupeeriti? Konstantin Päts, mees, keda Eesti ajalooraamatud kirjeldavad kui rahvusliku ärkamise kangelast, iseseisvuse arhitekti, kaitsja, kes püüdis päästa riiki kahe totalitaarse režiimi vahel. Sudoplatovi väitel oli see sama mees, kes andis Moskvale informatsiooni, mõjutas Eesti sisepoliitikat Kremli kasuks, aitas luua tingimusi, mis tegid okupatsiooni võimalikuks. Kas see on võimalik? Või on tegemist külma sõja ajajärgu desinformatsiooniga, millel pole mingit alust? Kuid siis avastati ka arhiivides dokumendid, mis viitavad salakohtumistele, koodnimedele, rahaülekannetele, mida ei saa seletada ametlike diplomaatiliste kanalitega. See pole lihtsalt ajaloolaste vaidlus, see on küsimus kogu Eesti iseseisvuse legitiimsusest. Kui riigi president töötas välisriigi heaks, siis kes tegelikult juhtis Eestit 1930-ndatel? Kes võttis otsuseid vastu 1938. aasta riigipöörde ajal? Ja mis kõige olulisem, kui palju Pätsi tegevusest oli tema enda tahe ja kui palju oli Moskva käsk? Täna vaatame dokumente, mida pole kunagi avalikustatud. Räägime inimestega, kes nägid arhiive, mida teile ei lubata näha. Kuuleme tunnistajaid, kes 30 aastat hiljem ikka veel kardavad rääkida. Sest see, mida te täna kuulete, muudab kõike, mida te arvate teadvat Eesti ajaloo kõige olulisema perioodi kohta. Konstantin Pätsi nimi on Eestis püha. Mees, kes kuulutas välja iseseisvuse, kes juhatas asutavat kogud, kes oli Eesti esimene riigivanem. Tema portree ripub aukartusega muuseumides, tema kõnesid õpetatakse koolides, tema mälestust austatakse kui sümbolit Eesti riikluse algusest. Kuid arhiivid Moskvas räägivad hoopis teist lugu, lugu mehest, kes alustas koostööd Nõukogude luurega juba 1920. aastatel, kui bolševikud üritasid esimest korda kukutada äsja loodud Eesti Vabariiki. Pavel Sudoplatov, mees, kes ei valetanud kunagi oma tunnistustes, isegi kui need tunnistused hävitasid karjääre ja elusid, väitis oma mälestustes, et Päts oli meie mees juba enne, kui ta sai presidendiks. Kas see on võimalik? Kuidas saaks riigi rajaja olla samaaegselt selle riigi hävitamise abiline? Vaadake fakte. 1933. aasta detsembris, kui kogu Euroopa jälgis hirmus Hitleri tõusu võimule, kohtusid Tallinnas kaks meest salaja ühes aadressita korteris vanalinna kitsastel tänavatel. Üks neist oli Konstantin Päts, tollal peaminister, teine oli mees, kelle nimi ei ilmenud kunagi üheski ametlikus dokumendis, Nõukogude saatkonna, nõunik, kelle tegelik amet oli GRU Punaarmee luureosakonna resident Baltimaades. Nemad kohtusid 2 tundi, ei jätnud ühtegi protokolli, ei teavitanud ühtegi oma kabinetiliiget. Mida nad arutasid? Miks pidi see kohtumine jääma nii salajasuks, et isegi Pätsi lähimad nõunikud ei teadnud sellest? Need kohtumised jätkusid regulaarselt, iga 2 või 3 kuu tagant, alati erinevates kohtades, alati ilma tunnistajateta. Eesti ajalooarhiiv ei sisalda nende kohtumiste kohta ühtegi dokumenti. Riigiarhiiv vaikib. Välisministeeriumi protokollides pole nende kohta märkidki. Kuid GRU arhiivides Moskvas, mis osaliselt avati 1990-ndatel, on viited agendile mõjuagendile, kes asus kõrgel positsioonil Eesti valitsuses ja kes andis väärtuslikku informatsiooni Balti poliitika ja sõjaliste plaanide kohta. Kas agent Gertz on Konstantin Päts? Või on see keegi teine Eesti valitsusest, kelle nimi algas tähega? Sudoplatov kirjutas oma raamatus veel midagi huvitavat, et Päts ei olnud ideoloogiline kommunist, vaid pragmaatik, kes mõistis, et Nõukogude Liidu võim on vältimatu ja et ainus viis Eesti kultuuri ja rahvust säilitada on teha koostööd Moskvaga.
Ta ei uskunud kommunismi, kirjutas Sudoplatov, kuid ta uskus, et väike rahvas peab leidma võimsama kaitsja. Kas see oli Pätsi tõeline motiiv? Kas ta tõesti uskus, et koostöö Staliniga päästab Eesti rahva? Või oli seal midagi isiklikumat, hirm, šantaaž, kompromiteeriv materjal, mida Kru tema vastu hoidis? Kui vaatame Pätsi tegevust 1930-ndatel, hakkavad ilmnema kummastav mustrid. Iga kord, kui Eesti valitsus pidi tegema strateegilise otsuse Nõukogude Liidu suhtes, ilmus Päts esitama just seda seisukohta, mis sobis Moskva huvidega. 1934. aasta mittekallaletungilepingu läbirääkimistel oli just Päts see, kes veenis Eesti delegatsiooni nõustuma Nõukogude nõuetega, mis andsid Moskvale õiguse konsulteerida Eesti välispoliitika küsimustes. 1936. aastal, kui kogu Euroopa mõistis hukka Stalini suured puhastused, oli Päts ainus Balti riigijuht, kes keeldus avalikult kritiseerimast Nõukogude režiimi. Juhus või kavandatud strateegia? Vaadake, mis juhtus 1938. aasta märtsis. Päts korraldas riigipöörde, liikus autoritaarsele teele, keelas erakonnad, sulges parlamendi. Ametlik seletus oli kommunistliku ohu tõrjumine. Kuid kas see oli tõeline põhjus? Sudoplatov väitis oma mälestustes, et riigipööre oli koordineeritud Moskvaga, et Nõukogude luur soovis näha Eestis tugevat autoritaarset juhti, mitte nõrka parlamenti, sest autoritaarse juhiga on lihtsam läbi rääkida, teda on lihtsam mõjutada, teda on lihtsam kontrollida. Kas Päts teadis seda? Kas ta organiseeris riigipöörde mitte Eesti huvides, vaid Moskva huvides? Vaadake rahavoogusid. 1930-ndatel ilmus Pätsi perekonna kontodele seletamatuid summasid, kümneid tuhandeid kroone, mis tulid läbi Läti ja Soome pankade, alati väikstes osades, alati ilma selge allikaga. Ametlik seletus olid investeeringud ja äritehingud, kuid kauplemisregistrites ei ole nende tehingute kohta ühtegi dokumenti. Tolle arhiivid vaikivad. Ettevõtte registrid ei näita ühtegi firmat, mis oleks kuulunud Pätsile või tema pereliikmetele. Siis kust tuli raha? Ja miks tuli see just perioodidel, mis järgnesid Pätsi ametlikele visiitidele Helsingisse või Riiga, linnades, kus tegutsesid Nõukogude luurelased? Aga kõige kahtlasem on see, mis juhtus 1939. aasta augustis. Kui Molotov-Ribbentropi pakt jagasin Euroopa Hitleri ja Stalini vahel, kui Eesti saatus oli otsustatud, reageeris Päts ootamatult passiivselt. Ta ei mobiliseerinud armeed. Ta ei kuulutanud välja eriolukorda. Ta ei pöördunud lääneriikide poole abi saamiseks. Ta lihtsalt ootas. Ootas Nõukogude ultimaatumit. Ootas okupatsiooni. Nagu oleks ta juba teadnud, et vastupanu on mõttetu. Nagu oleks keegi talle öelnud, et kõik on juba otsustatud. Ta ei võidelnud vastu, sest ta teadis, et võitlus on lootusetu, kirjutas Sudoplatov. Ta mõistis, et lääs ei tule appi. Ta mõistis, et Eesti ainus võimalus ellujäämiseks on alluda. Kuid kuidas ta seda teadis? Kes talle rääkis? Kas see oli tema enda analüüs või Moskva juhised? Need on küsimused, millele Eesti ametlik ajalugu ei vasta. Need on küsimused, mida arhiivid ei selgita. Need on küsimused, mis võivad muuta kõike, mida me usume teadvat oma ajaloo kohta. Kas Konstantin Päts oli kangelane, kes püüdis päästa oma rahvast? Või oli ta mees, kes müüs oma rahva võõrale võimule? Ja kui ta oli agent, siis millal see algas? Millal muutus koostöö teenimiseks? Aga enne kui me otsustame, peame minema tagasi. Tagasi Pätsi nooruse juurde. Tagasi tema esimeste sammude juurde poliitikas. Sest seal, 1901. kümnendil, võib peituda võti kogu selle mõistatuse lahendamiseks. Konstantin Päts sündis 878. aasta veebruaris Tahkuranna vallas, väikeses talus, kus tema perekond tegeles põllumajandusega ja kaubandusega. See oli talupojapoiss, kes õppis kohalikus kirikus lugema, kes nägi esimest korda raamatuid alles 8-aastaselt, kes kõndis 6 kilomeetrit päevas, et jõuda lähimasse kooli. Millegi poolest erinev poiss, mitte eriliselt tugev, mitte eriliselt julge, kuid uskumatult pealekäiv ja ambitsioonika. Tema õpetajad hiljem meenutasid, et noore Konstantini silmad põlesid erilist sorti tulega, see ei olnud lihtsalt õpimehe või uudishimu, see oli midagi suuremat, midagi ohtlikumat, võimujanu. Kuidas saavutas talupojapoiss väiksest Pärnumaa vallast presidendi kuju?
See on küsimus, millele ametlik ajalugu vastab lihtsate fraasidega: töökus, talent, pühendus rahvale. Kuid kui vaatame lähemalt, siis Pätsi tõus võimule oli kaugelt imepärasem ja kahtlasem, kui seda esitatakse. 1903. aastal, kui Konstantin oli 25-aastane ja äsja lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, algas tema karjäär ajakirjanduses. Ta hakkas kirjutama artikleid Eesti rahvusliku liikumise lehtedes, kritiseeris tsaarivalitsust, kutsus üles rahvuslikule ärkamisele. Kuid juba siis olid need, kes kahtlustasid, et Pätsi kirjutustel oli teistsugune agendus. Ohrana, Vene keisririigi salateenistus, pidas tema kohta dossieed juba alates 1906. aastast. Need dossieed sisaldasid üksikasjalikke märkmeid tema kontaktide kohta, tema reisimarsruutide kohta, tema rahastamisallikate kohta. Ühe sellise dokumendi kohaselt, mis leiti Peerburi arhiivist 80. aastatel, oli Päts kontaktis revolutsiooniliste elementidega, kuid tema tegevus näib olevat pigem informatiivne kui aktiivne. Mida see tähendas? Kas see tähendas, et Päts andis Ohranale informatsiooni teiste revolutsionääride kohta? Või et ta töötas mõne teise jõuga, kes kastas Ohranna tööd? Vaadake, mis juhtus 1907. aastal, revolutsiooni aastal, mis raputas kogu Vene impeeriumi. Päts oli üks Tallinna Teataja toimetajaid leht, mis kutsus üles streikidele ja meeleavaldustele. Ta korraldas koosolekuid, pidas kõnesid, mobiliseeris masse. Kuid kummaline on see, et kui tuhandeid teisi revolutsionääre arreteeriti, peksti, saadeti Siberisse, jäi Päts mingil moel puutumata. Jah, ta arreteeriti, kuid alati vaid lühikeseks ajaks. Jah, teda ähvardati süüdistusega, kuid need süüdistused alati maha võeti. Kuidas ta seda tegi? Kas ta oli lihtsalt õnnelik? Või oli seal keegi, kes teda kaitses? 1908. aastal põgenes Päts Soome, kus ta elas paguluses ligi 5 aastat. Ametlikult ta varjas end tsaarivalitsuse eest. Kuid tegelikkuses elas ta Helsingis täiesti avalikult, kasutas oma päris nime, avaldas artikleid, kohtus Eesti põgenike ja Venemaa revolutsionääridega. Miks tsaaripolitsei teda ei jahtinud? Miks ei nõudnud Venemaa tema väljaandmist, kuigi Soome oli sel ajal Vene keisririigi autonoomne provints? Mõned ajaloolased väidavad, et Soome võimud keeldusid teda välja andmast. Kuid arhiivid näitavad vastupidist, Peterburi ei nõudnudki tema väljaandmist. Miks? Helsingis tegeles Päts ajakirjandusega ja poliitilise organiseerimisega, kuid need tegevused vajasid raha. Palju raha. Trükkimine, pabermagus, korterite üürimine, reisimine, kontaktide pidamine. Kust tuli see raha? Ametlikult, annetustest ja toetustest. Kuid kellelt? Ükski dokument ei nimeta konkreetseid annetajaid. Ükski pank ei näita ülekandeid. Kuid Pätsi elustandardid polnud pagulase omad, ta elas heas korteris, käis restoranides, reisis regulaarselt Stockholmi ja Kopenhaageni, kohtus seal kontaktidega, kelle nimesid ta ei paljastanud kunagi. 1913. aastal juhtus midagi veel kummalismat. Venemaa andis Pätsi kohta käiva tagaotsitavuse kehtetuks. Ametlik põhjendus oli riigi manifestis kuulutatud amnestia. Kuid selle amnestia all vabanesid ainult need, kes olid süüdi väikestes rikkumistes. Päts oli süüdistatud riigireetmises ja rahva ülesärgitamises, need ei olnud väikesed rikkumised. Sellegipoolest keegi otsustas, et ta võib koju naasta. Kes seda otsustas? Ja miks? Kui Päts tagasi tuli, oli ta muutunud. Sõbrad ja kolleegid hiljem meenutasid, et mees, kes lahkus Eestist kui tulihingeline revolutsionäär, tuli tagasi kui kalkuleeriv poliitik. Ta rääkis vähem, kuulas rohkem, jälgis kõiki hoolikalt, meenutab üks tema kaasaegne. Ta ei jaganud enam oma plaane kellegagi. Ta oli muutunud salapäraseks. Mis Helsingis juhtus? Kellega ta seal kohtus? Mis teda muutis? 1917. aastal, kui puhkes veebruari revolutsioon ja tsaar loobus troonist, oli Päts kohe kohal, organiseeris Eesti Rahvuskomiteed, hakkas nõudma autonoomiat, siis iseseisvust. Ta oli üks esimesi, kes mõistis, et Venemaa kaos annab Eestile võimaluse vabaks saada. Kuid ta oli ka üks esimesi, kes alustas läbirääkimisi bolševikega.
1918. aasta veebruaris, kui Saksamaa väed lähenesid Tallinnale ja Eesti valitsus valmistus põgenemiseks, oli Päts see, kes kohtus Lenini esindajaga ja arutas koostöövõimalusi. Kas see oli pragmaatilisus? Või esimene samm pikale teele, mis viis lõpuks Moskva agendiks olemiseni? Vaadake, mis juhtus 1918. aasta septembris, kui Eesti oli sakslaste okupatsiooni all. Päts arreteeriti ametlikult seetõttu, et ta keeldus koostööst Saksa võimudega. Kuid tema vangistus kestis ainult 3 nädalat. Siis ta vabastati järsku, ilma selgitusteta, ilma tingimusteta. Saksa võimud ütlesid ainult, et teda on vaja paremini kasutada vabaduses. Mida see tähendas? Kas keegi sekkus? Kas keegi andis sakslastele midagi vastu, et Päts vabaks lasta? Kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse 24. veebruaril 1918. aastal, oli Päts üks manifestis allkirja andnud. Kuid kas ta tõesti uskus sellesse iseseisvusesse? Või nägis ta seda ainult ajutise oludena 2 võimsama jõu, Saksamaa ja Nõukogude Venemaa, vahelise mängu käigus? Sõltumissõja ajal, kui Eesti kaitsevägi võitles Punaarmee vastu, oli Päts tähtsate positsioonidel Riigikohtu esimees, siseministriter, peaminister. Ta organiseeris mobilisatsiooni, kogus raha, vedas läbirääkimisi lääneriikidega. Kuid siis, 1921. aastal, kui sõda oli võidetud ja Eesti iseseisvus kindlustatud, juhtus midagi kahtlast. Päts hakkas salaja kohtuma Nõukogude esindajatega, pidama läbirääkimisi, mida ta ei protokollinud, mida ta ei jaganud isegi oma valitsuskaaslastega. Ametlikult need olid majandusläbirääkimised, kaubavahetusest, piiriküsimustest, rongiliiklusest. Kuid need kohtumised toimusid alati öösel, alati varjatud kohtades, alati ilma tunnistajateta. Päts ütles mulle kunagi, et poliitika on kunst mõista, kes tulevikus võidab, meenutab Jaan Tõnisson, Pätsi poliitiline vastane, kes hiljem suri Nõukogude vangilaagris. Ta ütles, et väike rahvas ei saa valida sõpru, ta saab ainult valida, millisele võõrale võimule ta allub. Ma vastasin talle, et me võime valida olla vabad. Ta naeratas ja ütles, vabadus on illusioon. Kas see oli Pätsi tõeline uskumus? Kas ta alates algusest ei uskunud Eesti iseseisvusse? Kas kogu tema võitlus vabaduse eest oli lihtsalt lavastus, viis jõuda võimule, et siis see võim üle anda neile, kes talle lubasid isikliku turvalisuse? Need on rasked küsimused. Need on küsimused, mis riivavad Eesti rahvusliku identiteedi südant. Kuid need on küsimused, millele me peame vastama, kui tahame mõista, mis tegelikult juhtus 1930. ja 40. aastatel. Kas Konstantin Päts oli mees, kes müüs oma hinge Moskvale ammu enne, kui Nõukogude Liit Eesti okupeeris? Või oli ta lihtsalt nõrk juht, kes tegi halbu otsuseid rasketel aegadel? 1921. aastatel tundus, et Eesti on tõesti vaba. Rahvas hääletab, parlament töötab, valitsused vahetuvad demokraatlikult. Päts oli selles süsteemis oluline figuur, aga mitte kõige olulisem. Ta oli üks paljudest poliitilistest jõududest, üks paljudest, kes võistlesid võimu pärast. Kuid kõik see muutus 1930-ndatel, kui Euroopa hakkas libisema autoritarismi ja totalitarismi poole. Ja just siis hakkas Pätsi tõeline võim ilmnema. Kas see oli juhus? Või oli see etteplaneeritud stsenaarium, mille eest ta oli aastakümneid valmistunud? 1927. aastal toimus Eestis esimene suur kriis, kommunistlik mäss. Bolševikud üritasid korraldada riigipööret, haarata võimu, muuta Eesti Nõukogude Liidu osaks. Ülestõus maha suruti kiiresti ja jõuliselt. Paljud mässajad arreteeriti, paljud saadeti vanglasse, paljud põgenesid Venemaale. Kuid mõned neist ei põgenenud. Mõned neist jäid Eestisse, maa alla, salajastesse struktuuridesse, ootama järgmist võimalust. Ja need salajased struktuurid vajasid kontakte, informatsiooni, kaitset. Ohrana arhiivid, mis avastati pärast Nõukogude Liidu lagunemist, sisaldasid kaustamärkega Balti illegaalid, dokumente Nõukogude agentide kohta, kes tegutsesid Eestis, Lätis ja Leedus 20. ja 30. aastatel. Üks neist dokumentidest mainib kontakti kõrgetel kohtadel Eesti valitsuses, kes annab hoiatusi arreteerimiste eest. See kontakt kandis koodnime Karu. Kas Karud oli Päts? Ükski dokument ei nimeta teda otse.
Kuid ajaline ja kontekstuaalne analüüs viitab sellele, et Karun oli keegi, kellel oli juurdepääs Siseministeeriumi ja politsei informatsioonile, täpselt sellised positsioone, mida Päts sel perioodil hoidis. 1929. aastal, kui maailma tabasid majanduskriis, oli Eesti raputas poliitilised kriisid. Valitsused vahetusid iga mõne kuu tagant, parlament oli lõhestunud, tänavatel toimusid rahutused. Ja just siis hakkas Päts järk-järgult oma positsioone tugevdama, mitte läbi valimiste, mitte läbi parlamendi toetuse, vaid läbi salajaste kokkulepete, läbi kulisside taga tehingute, läbi kompromisside, mida ei protokollitud kunagi. Tema vastased hakkasid kaduma, mitte füüsiliselt, vaid poliitiliselt. Skandaalid, kompromiteeriv informatsioon, äkilised arreteerimised väikeste süüdistuste tõttu. Keegi aitas Pätsi, kirjutab ajaloolane Andres Kasekamp oma raamatus Eesti 20. aastate poliitikast. Keegi varjutas olulised dokumendid. Keegi andis talle informatsiooni vastaste kohta. Keegi korraldas lekke presse just õigel hetkel. Kes oli see keegi? Kasekamp ei vastanud sellele küsimusele. Kuid kui lugeda tema teksti läbi Kru võimaliku sekkumise prismas, hakkavad kõik need keegid näima vähem juhuslikud. 1933. aastal oli Päts juba peaminister 3. korda. Ta kontrollis valitsust, kontrollis politsei, kontrollis suuremat osa riigiaparaatist. Kuid ta ei kontrollinud parlamenti. Riigikogu oli endiselt tema vastaste käes, demokraadid, sotsiallikad, rahvuslased, kes ei usaldanud teda, kes teadsid, et midagi on valesti, kuid ei saanud täpselt öelda, mis. Ja siis hakkas Päts rääkima kommunistlikust ohust. Igal koosolekul, igal kõnel, igal pressikonverentsil, kommunistlik oht, punane oht, bolševike infiltratsioon. Kas see oht oli reaalne? Kindlasti oli Eestis kommuniste. Kindlasti oli neid, kes seostasid end Nõukogude Liiduga. Kuid kas nad olid tõesti nii ohtlikud, et õigustada autoritaarseid meetmeid? Vaadake numbreid. 1933. aasta valimistel sai kommunistlik liikumine vähem kui 5% häältest. Vähem kui 5%. Kas see on oht demokraatiale? Kas see õigustab riigipööret? Kuid Päts rääkis nii, nagu oleks Punaarmee juba riigipiiri ääres, nagu oleks revolutsioon alanud. Ta tekitai hirmu. Ja hirm oli tema tööriist. 1934. aastal veebruaril, siis märtsil, toimus see, mida Eesti ajalugu nimetab 22. riigipööre, mis muutis Eesti autoritaarseks riigiks. Päts korraldas selle koos kindralmajor Johan Laidoneriga, nad kuulutasid välja eriolukorra, keelasid erakonnad, sulgesid parlamendi, arreteerisid opositsiooniliidrid. Ametlik põhjus oli kommunistliku riigipöörde ära hoida. Kuid ühtegi tõendit selle pöörde kohta ei esitatud kunagi. Pole dokumente. Pole plaane. Pole relvahoidlad. Pole organisatsioone, mis oleks suutelised riigipööret korraldama. See oli lavastatud kriis, väidab ajaloolane Ago Pajur. Päts tekitas kunstlikult pinges olukorra, et õigustada võimu haaramist. Kuid miks ta seda tegi? Kas ta tõesti uskis, et autoritaarne režiim päästab Eesti demokraatiast paremini? Või oli seal keegi, kes ütles talle, et autoritaarne juht on parem partner läbirääkimisteks? Sudoplatov kirjutas, meie juhised Pätsile olid selged, loojuhid autoritaarne režiim. Parlament on ettearvamatu, parlament võib valida vastase, parlament võib teha otsuseid, mida me ei kontrolli. Kuid autoritaarne juht, temaga saab läbi rääkida, teda saab mõjutada, teda saab kontrollida. Kas need juhised tõesti anti? Kas Päts tõesti sai need juhised enne riigipööret? Kas kogu 22. oli tegelikult Moskva plaan? Need on küsimused, millele me ei saa veel vastata. Kuid need on küsimused, mis ei kao, olenemata sellest, kui palju ametlik ajalugu neid vaikides jätab. Pärast riigipööret muutus Eesti. Parlament oli suletud, erakonnad keelatud, ajakirjandus tsenseeritud, opositsiooniliidrid vaikis või arreteeritud või paguluses. Päts oli nüüd riigivanem, peaaegu absoluutne võim, piiratud ainult Laidoneri ja mõnede tema kaaskonnaste poolt. Kuid isegi nad ei teadnud kõike, mida Päts tegi. Isegi nad ei teadnud kõigi nende salakohtumiste kohta, mis jätkusid regulaarselt, alati öösel, alati ilma protokollita.
Üks neist kohtumistest toimus 1936. aasta mais, täpselt samal ajal, kui Stalin alustas oma suuri puhastusi, kui tuhanded inimesed Nõukogude Liidus kadusid öösel, kui terrorimasinad käivitas täiskiirusel. Kogu maailm mõistis selle hukka. Kogu maailm väljendas šokki. Kogu maailm välja arvatud Konstantin Päts. Ta vaikis. Ta ei öelnud midagi. Ja kui välisajakirjanikud küsisid talt kommentaari, vastas ta ainult, see on Nõukogude Liidu siseasi. Siseasi. Kui tuhanded inimesed tapetakse ilma kohtuotsuseta, kui terve rahvad deporteeritakse, kui terror muutub riigiaparaadi osaks, see on siseasi. Miks Päts ei mõistnud seda hukka? Miks ta kaitses Stalinit? Või vähemalt, miks ta keeldus teda kritiseerimast? Vaadake, mis juhtus järgmistel kuudel. 1936. aasta sügisel, kui Euroopa jälgis õudusega Moskva protsesse, lavastatud kohtuistungeid, kus vanad bolševikud tunnistasid kuritegusid, mida nad polnud kunagi toime pannud, kutsus Päts kokku Eesti Välisministeeriumi kõrgemad ametnikud. Kohtumisel, millest säilis ainult üks lühike protokoll, andis ta juhise, meie suhted Nõukogude Liiduga peavad jääma neutraalseteks ja sõbralikeks. Ükski meie diplomaat ei tohi avalikult kommenteerida Moskva siseasju. Neutraalsed ja sõbralikud. Sel ajal, kui Stalin hävitas oma rahvast. Sel ajal, kui NKVD täitis vanglad süütute inimestega. Kas see oli diplomaatiline ettevaatlikkus või midagi muud? Arhiivid näitavad, et samal perioodil kasvasid Eesti ja Nõukogude Liidu vahelised kaubandussuhted järsult. 1935. aastal moodustas kaubavahetus Nõukogude Liiduga ainult 12% Eesti väliskaubandusest. 1937. aastal oli see juba 32%. Peaaegu kolmekordne kasv 2 aastaga. Kes seda organiseeris? Kes sõlmis need lepingud? Kes otsustas, et Eesti majandus peab muutuma sõltuvaks Nõukogude turust? Vaadake konkreetseid tehinguid. 1937. aastal müüs Eesti Nõukogude Liidule 5000 tonni põlevkivi, strateegilist ressurssi, mida kasutati sõjalises tööstuses. Ametlik hind oli 25 krooni tonni kohta. Kuid samal ajal müüdi sama põlevkivi Rootsile 40 krooni tonni kohta. Miks Nõukogude Liidule odavamalt? Kes sai kasu sellest hinnavaest? Ja kuhu kadus see vahe, 15 krooni iga tonni kohta, kokku 75 000 krooni. Eesti Riigiarhiivis on dokument, Kaubandusministeeriumi sisearuanne 1938. aasta jaanuarist, kus üks ametnik kirjutab, lepingud Nõukogude Liiduga sõlmitakse tingimustel, mis ei ole Eesti majandusele kasulikud. Keegi kõrgemal tasemel surub neid läbi, ignoreerides meie vastuväiteid. Kes oli see, et keegi kõrgemal tasemel? Dokument ei nimeta. Kuid ainult üks inimene Eestis sel ajal sai teha otsuseid, mis ületasid ministeeriumide vastuväited. Ainult üks inimene. 1938. aasta märtsis toimus sündmus, mis peaks olema iga Eesti ajaloolase jaoks punane lipp. Päts kohtus Moskvas Vjatšeslav Molotoviga, Stalini välisministriga, mehega, kes hiljem allkirjastas pakti, mis jagas Euroopa diktatuuride vahel. See kohtumine ei olnud ametlik visiit. See ei olnud protokollitud diplomaatiline sündmus. See oli eravisiit, nagu Pätsi kantselei seda nimetas. Eravisiit. Riigipea ei tee eravisiite võõra riigi välisministri juurde. Mida nad arutasid? Millest nad rääkisid? Miks ei olnud seal ühtegi Eesti diplomaati, ühtegi tõlki, ühtegi tunnistajat? Ainus, mis sellest kohtumisest teada on, pärineb Molotovi hilisematest mälestustest, mida ta dikteeris 1980-ndatel. Molotov ütles, Päts oli mõistlik mees. Ta mõistis, teiseks, vähendada kontakte Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Kolmandaks, suurendada diplomaatilist koostööd Nõukogude Liiduga kõigis valdkondades. Miks? Mis Moskvas juhtus? Kas Molotov ähvardas teda? Kas Stalin saatis sõnumi? Või oli seal midagi isiklikumat, midagi, mida Päts ei saanud keelduda, midagi, mis sundis teda tegema otsuseid, mis olid vastuolus Eesti huvidega? Sudoplatov kirjutas oma mälestustes ühe lõigu, mis on eriti huvitav. 1938. aasta kevadel said meie juhid kinnituse, et Päts on valmis koostööks kriitilisel hetkel. Ta mõistis, et lääs ei kaitse Eestit.
ta mõistis, et ainus viis säilitada mingit autonoomiat on läbi rääkida Moskvaga enne, kui sõda algab. Enne kui sõda algab. 1938. aasta kevadel ei olnud veel mingit sõda. Müncheni kokkulepe toimus alles septembris. Poola invasioon alles aasta hiljem. Kuidas Päts mõistis, et sõda tuleb? Kas ta oli lihtsalt tark analüütik? Või rääkis keegi talle, mis tulemas on? Vaadake, mis juhtus 1938. aasta novembris. Eesti sõlmis Nõukogude Liiduga vastastikuse abistamise pakti, lepingu, mis lubas Nõukogude baasid Eesti territooriumile. Ametlikult see olid kaitse Saksamaa agressiooni vastu. Kuid tegelikkuses oli see esimene samm okupatsiooni poole. Päts esitles seda lepingut Eesti rahvale kui võitu, me säilitasime iseseisvuse, me vältisime sõda, me said garantiid. Kuid need garantiid olid tühjad sõnad. Iga poliitiline analüütik Euroopas mõistis, et Nõukogude baasid Eestis tähendavad lõppu. Iga diplomaat teadis, et see on lõks. Iga ajaloolane nägi, mis tulemas on, kuid Päts esitles seda kui võitu. Miks? Kas ta tõesti uskus sellesse? Või teadis ta juba, et mäng on läbi ja püüdis lihtsalt veenda rahvast, et allumist on võimalik nimetada diplomaatiaks? Jaan Tõnisson, Pätsi peamine poliitiline vastane, mees, kes oli samuti Eesti iseseisvuse üks arhitekte, ütles sel ajal, Päts on müünud Eesti. Ta on avanud värava, mida ei saa enam sulgeda. Ajalugu mõistab ta hukka. Tõnisson ei teadnud siis, kui õigus tal oli. Tõnisson ei teadnud, et vähem kui 2 aasta pärast viiakse ta NKVD poolt minema ja ta sureb Nõukogude vangilaagris. Tõnisson ei teadnud, et Päts ise lõpetab oma elu Nõukogude vangistuses. Kuid ta mõistis juba siis, et midagi on pöördumatult valesti. Kas Päts mõistis seda ka? Kas ta teadis, et ta on teinud tehingu, millest ei ole tagasiteed? Või uskus ta ikka veel, et ta suudab mängida mõlemat poolt, teenida Moskvat, kuid säilitada Eesti? 1939. aasta suvel, kui Molotov-Ribbentropi pakt jagas Euroopa Hitleri ja Stalini vahel, oli Päts ametlikult puhkusel. Ta ei olnud Tallinnas. Ta ei osalenud kriisikohtumistel. Ta ei andnud juhiseid. Ta lihtsalt kadus. Kuhu? Ametlikult maale puhkama. Kuid tema isiklik sekretär hiljem tunnistas, et Päts oli sel ajal väga hõivatud, pidas salajasi kohtumisi, oli pidevas kontaktis kellegagi, keda ma ei näinud kunagi. Kellega? Kes olid need inimesed, kellega Päts kohtus sel kriitilisel hetkel, kui Eesti saatus otsustati? Miks ta ei jaganud seda informatsiooni oma valitsusega? Miks ta peitis oma tegevust isegi oma lähimatelt kaastöötajatelt? 23. augustil 1939, kui Molotov-Ribbentropi pakt allkirjastati, oli Päts endiselt puhkusel. Ta ei andnud ühtegi avalikku kommentaari. Ta ei kutsunud kokku valitsust. Ta ei teavitanud rahvast. Ta lihtsalt vaikis. Ja see vaikus oli kõnekam kui ükski sõna. 2 nädalat hiljem, kui Saksamaa tungis Poolasse ja Teine maailmasõda algas, tuli Päts lõpuks avalikkuse ette. Ta pidas kõne, kus kuulutas, et Eesti jääb neutraalseks, et me ei osale sõjas, et meie iseseisvus on kaitstud. Kuid tema hääl värises. Tema käed värisesid. Tema silmad ei vaadanud kaamerasse. Inimesed, kes nägid seda kõnet, ütlesid hiljem, et Päts nägi välja nagu mees, kes teab, et ta valetab. Kas ta teadis juba siis, mis tulemas on? Kas keegi oli talle öelnud, et Eesti päevad on loetud? Kas ta oli saanud juhised Moskvast, mängi kaasa, ära pane vastu ja me lubame sulle isiklikku turvalisust? Sudoplatov kirjutas, 1939. aasta sügisel oli Päts juba täielikult meie kontrolli all. Ta ei teinud ühtegi sammu ilma meie nõusolekuta. Ta teadis, et tema ainus lootus ellu jääda on kuuletuda. Kas see on tõsi? Kas Päts oli juba siis vang, mitte füüsiliselt, vaid psühholoogiliselt, poliitiliselt, eksistentsiaalselt? Need on küsimused, mis viivad meid järgmise peatüki juurde, peatüki, kus me vaatame, mis juhtus 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Kuid enne seda peame küsima, kas okupatsioon oli tõesti okupatsioon? Või oli see lihtsalt viimane samm protsessis, mis algas juba aastaid varem? Protsessis, milles Konstantin Päts ei olnud ohver, vaid osaleja.
1940. aasta juunis, kui punaarmeetanked sisenesid Tallinna tänavatele, seisis Konstantin Päts presidendipalee akna juures ja vaatas. Tema sekretär hiljem meenutab, ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas. Nagu oleks ta oodanud seda. Kas ta ootas? Kas ta teadis, et see tuleb? Ja kui ta teadis, siis miks ta ei teinud midagi, et seda peatada? Need on küsimused, millele me peame vastama. Sest kui Konstantin Päts oli tõesti Moskva agent, siis kogu Eesti ajalugu 1930. ja 40. on vale. Kogu narratiiv väikesest rahvast, kes võitles vabaduse eest, on vale. Kogu lugud kangelasest, kes püüdis päästa oma rahvast, on vale. Ja kui see on vale, siis mis on tõde? 1939. aasta septembris, vähem kui kuu aega pärast Molotov-Ribbentropi pakti allkirjastamist, saabus Tallinna Nõukogude Liidu eriline esindaja. Tema nimi oli Andrei Ždanov, üks Stalini lähimaid kaastöölisi, mees, kes hiljem organiseeris kultuurilisi puhastusi kogu Nõukogude Liidus. Ždanov ei tulnud diplomaadina. Ta tuli käsuga. Tema ülesanne oli lihtne, sundida Eesti valitsust allkirjastama vastastikuse abistamise pakt, mis lubaks Nõukogude sõjaväebaasid Eesti territooriumile. See oli ultimaatum, mitte ettepanek. Keeldumine tähendas invasiooni. Nõustumine tähendas aeglast surma. Päts kohtus Ždanoviga 3 korda. Esimene kohtumine kestis 5 tundi. Teine kohtumine kestis kogu öö. Kolmas kohtumine kestis ainult 30 minutit, sest Päts oli juba nõustunud. Mis nende kohtumiste ajal juhtus? Millised argumendid Ždanov kasutas? Millised ähvardused ta tegi? Või millised lubadused? Üks Pätsi nõunikest, kes oli kohal esimese kohtumise ajal, kuid mitte teise ega kolmanda, meenutab, Ždanov rääkis vaikselt, peaaegu sõbralikult. Ta ei karjunud. Ta ei ähvardanud otseselt. Ta lihtsalt selgitas reaalsust. Ta ütles, et Saksamaa ja Nõukogude Liit on jaganud Euroopa. Ta ütles, et Eesti on Nõukogude mõjusfääris. Ta ütles, et vastupanu on mõttetu. Ja siis ta vaatas Pätsi otse silma ja ütles, teie isiklik tulevik sõltub sellest, kui mõistlik te olete. Isiklik tulevik. Mis see tähendas? Kas see oli ähvardus? Või lubadus? Pärast teist kohtumist, seda, mis kestis kogu öö ja millest ei ole ühtegi protokolli, tuli Päts välja kahvatu, väsinud, vana. Tema kaastöötajad ütlesid, et ta nägi välja nagu mees, kes on kaotanud midagi olulist. Üks neist küsis, mis juhtus? Päts vastas ainult, me ei saa vastu panna. Me peame allkirjastama. Ja siis ta lisas midagi kummalisemat, nad lubasid, et kui me teeme koostööd, siis Eesti kultuur ja keel säilivad. Nad lubasid. Nad lubasid. Kes usub diktatuuri lubadusi? Kes usub Stalini sõnu? Kuid Päts uskus. Või vähemalt ta teeskles, et ta usub. Või ta ei olnud enam vaba valima, mida uskuda. 28. septembril 1939. allkirjastati pakt. Eesti lubas Nõukogude Liidule õiguse rajada sõjaväebaasid, paigutada kuni 85 000 sõdurit Eesti territooriumile, kontrollida strateegilisi punkte. Vastutasuks lubas Nõukogude Liit austada Eesti iseseisvust ja mitte sekkuda Eesti siseasjadesse. Need lubadused olid tühjad juba allkirjastamise hetkel. Iga inimene, kellel oli silmad peas, mõistis, et see on lõpp. Iga poliitiline analüütik teadis, et Nõukogude baasid tähendavad okupatsiooni, mitte kohe, kuid vältimatu. Kuid Päts esitles pakti Eesti rahvale kui diplomaatilist võitu. Ta pidas raadios kõne, kus ütles, me oleme säilitanud rahu. Me oleme säilitanud iseseisvuse. Me oleme teinud parima võimaliku otsuse raskes olukorras. Parima võimaliku otsuse. Või ainsa võimaliku otsuse, mille Moskva talle lubas teha. Vaadake, mis juhtus järgmistel kuudel. Nõukogude väed tulid mitte 85 000, vaid 120 000. Nad rajasid baasid mitte ainult kokkulepitud kohtades, vaid kõikjal. Nad hakkasid kontrollima mitte ainult sõjalisi objekte, vaid ka teid, sadamaid, lennuväljasid, side. Eesti oli juba okupeeritud, kuid ametlikult oli see ikka veel iseseisev riik. Päts vaikis. Ta ei protesteerinud. Ta ei nõudnud, et Nõukogude Liit järgiks lepingut. Ta lihtsalt laskis kõigel juhtuda.
Nagu oleks ta juba teadnud, et protest on mõttetu. Nagu oleks keegi talle öelnud, mängi kaasa ja me lubame, et sa ei lõpeta nagu teised. 1940. aasta mais, kui Saksamaa tungis Prantsusmaale ja Lääne-Euroopa varises kokku, sai Päts sõnumi Moskvast. Sõnum oli lihtne, valmistuge muutusteks. Mis see tähendas? Päts teadis. Ta kutsus kokku oma lähimad nõunikud, ainult 5 inimest, kõige usaldusväärsemad, ja ütles neile, Nõukogude Liit hakkab nõudma valitsuse vahetust. Me peame olema valmis. Valitsuse vahetust. Miks? Millise põhjendusega? Põhjendus tuli 2 nädalat hiljem. Nõukogude Liit süüdistas Eesti valitsust vaenulikus tegevuses Nõukogude Liidu vastu, salajastes läbirääkimistes Saksamaaga, vandenõus Nõukogude baaside vastu. Ükski neist süüdistustest ei olnud tõsi. Ükski neist ei põhinenud faktidel. Kuid faktid ei olnud olulised. Oluline oli, et Moskva oli otsustanud, Eesti peab muutuma Nõukogude Liidu osaks. 16. juunil 1940 esitas Molotov Eesti valitsusele ultimaatumi, moodustage uus valitsus, mis on sõbralik Nõukogude Liidu suhtes või Punaarmee okupeerib Eesti täielikult. Aega anti 12 tundi. 12 tundi, et otsustada riigi saatus. Päts kutsus kokku valitsuse. Kohtumine kestis 4 tundi. Protokoll sellest kohtumisest on üks väheseid dokumente, mis säilis ja see on šokeeriv. Peaaegu kõik ministrid nõudsid vastupanu. Peaaegu kõik ütlesid, et Eesti peab mobiliseerima armee, kuulutama välja sõjaseisukorra, võitlema. Kuid Päts ütles, ei. Me ei saa võidelda. Me kaotame. Ja kui me kaotame, siis Eesti rahvas kannatab veel rohkem. Me peame alluma. Üks minister, tema nimi oli kustutatud protokollist, kuid hilisemad uurimised viitavad, et see oli kaitseminister, ütles, kui me ei võitle, siis ajalugu mõistab meid hukka. Ajalugu ütleb, et me andsime alla ilma võitluseta. Päts vastas, ajalugu mõistab meid niikuinii hukka. Kuid vähemalt me päästame elusid. Kas see oli tõeline motiiv? Kas Päts tõesti uskus, et allumine päästab elusid? Või teadis ta juba, et vastupanu tähendaks tema isiklikku lõppu ja ta valis enda päästmise rahva päästmise asemel? Järgmisel päeval, 17. juunil, sisenesid Nõukogude väed Tallinna. Mitte kui liitlased, vaid kui okupandid. Tankid tänavatel. Sõdurid igal nurgal. Punased lipud igal hoonel. Eesti oli okupeeritud. Ja Konstantin Päts oli endiselt president. Kuidas see oli võimalik? Kuidas okupeeriv võim jättis endise presidendi ametisse? Vastus on lihtne, sest Päts oli kasulik. Ta oli nägu, mis rahustas rahvast. Ta oli sümbol, mis tekitas illusiooni, et midagi on jäänud samaks. Ta oli tööriist, mida Moskva kasutas, et muuta okupatsioon näima vabatahtliku ühinemisena. Kuid see kestis ainult mõned nädalad. Juulis 1940 korraldati valimised, kus oli ainult üks nimekiri, üks valik, üks tulemus. Valimised, mis olid farss, lavastus, vale. Ja need valimised tõid võimule uue valitsuse, mis kohe kuulutas välja Eesti vabatahtliku ühinemise Nõukogude Liiduga. Päts ei protesteerinud. Ta ei ütelnud, et see on ebaseaduslik. Ta lihtsalt kadus. Ametlikult ta astus tagasi terviseprobleemide tõttu. Tegelikkuses ta arreteeriti Inkod poolt, viidi Venemaale, paigutati erilisse asutusse, poliitvangide vanglasse, kus ta veetis ülejäänud oma elu. Kas see oli tema karistus? Või tema kaitse? Sest kui Päts oleks jäänud Eestisse, oleks rahvas teda lünnud. Kui Päts oleks jäänud vabaks, oleks keegi teda tapnud. Kuid Nõukogude vanglas oli ta kaitstud rahva viha eest, kaitstud ajalookohtu eest, kaitstud tõe eest. Sudoplatov kirjutas, Päts teenis meid hästi. Ta tegi kõik, mida me palusime. Ja me täitsime oma lubaduse, me ei tapnud teda. Me hoidsime teda elus, kaugel, kus ta ei saanud rääkida, kus ta ei saanud paljastada, mida ta teadis. Mida ta teadis? Millised saladused Päts kandis oma vangistusse? Millised dokumendid ta nägi? Millised kohtumised ta pidas? Millised tehingud ta tegi? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi täielikke vastuseid.
Sest Päts suri 1956. aastal Nõukogude vanglas, ilma et ta oleks kunagi rääkinud avalikult sellest, mis tegelikult juhtus. Tema mälestused, kui ta neid kirjutas, konfiskeeriti. Tema kirjad tsenseeriti. Tema hääl vaikitati. Kuid arhiivid räägivad. Dokumendid räägivad. Tunnistajad räägivad. Ja see, mida nad räägivad, on lugu mehest, kes võib-olla ei olnud kangelane, vaid koostööline. Lugu mehest, kes võib-olla ei päästnud Eestit, vaid aitas seda hävitada. Kas see on tõde? Või on see lihtsalt üks versioon paljudest? Ja kui see on tõde, siis mida see tähendab Eesti ajaloo jaoks? Trellid jätkan sealt, kus eelmine osa lõppes, kuid enne kui me teeme lõplikke järeldusi, peame vaatama ühte aspekti, millest avalikult räägitakse harva, arhiive. Mitte neid arhiive, mis on avatud publikule, vaid neid, mis on endiselt suletud, klassifitseeritud, peidetud. Sest kui Konstantin Pätsi lugu on tõesti see, mida Sudoplatov väitis, siis peavad olema dokumendid. Peavad olema tõendid. Peavad olema jäljed. Ja need jäljed on olemas. 1990. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes ja KV arhiivid osaliselt avati, tekkis lühike ajaaken, mõned kuud, kui uurijad said juurdepääsu dokumentidele, mida polnud nähtud 70 aastat. Üks neist uurijatest oli Eesti ajaloolane, kelle nime me ei saa avaldada tema enda palvel. Ta veetis 3 nädalat Moskva arhiivides, kopeeris käsitsi sadu lehekülgi, pildistas salaja dokumente, mida talle ei lubatud kopeerida. Ja siis, enne kui ta jõudis kõike läbi töötada, suleti arhiivid uuesti. Klassifitseeriti uuesti. Peideti uuesti. Kuid see, mida ta jõudis näha, oli piisav, et muuta tema arusaama Eesti ajaloost täielikult. Ma läksin sinna uskudes ühte lugu, ütles ta hiljem privaatses intervjuus. Ma tulin sealt teades, et see lugu on vale. Kõik, mida mulle õpetati, kõik, mida ma uskusin, see oli konstruktsioon, narratiiv, mis loodi pärast sõda, et kaitsta teatud inimeste mainet. Milliseid inimesi? Neid, kes olid võimul. Neid, kelle perekonnad on ikka veel mõjukad. Neid, kelle tõde oleks liiga ohtlik. Tema märkmete hulgas, need, mis säilisid, on viited dokumentidele, mida ametlikult ei eksisteeri. Üks neist on Kruu raport 1934. aasta aprillist, kus mainitakse agentik, kes andis väärtuslikku informatsiooni Eesti valitsuse plaanide kohta seoses Balti Liidu moodustamisega. Balti Liit, see oli projekt, mida Eesti, Läti ja Leedu arutasid 30ndatel, et luua ühine kaitseallianss Nõukogude Liidu ja Saksamaa vastu. Projekt ebaõnnestus. Miks? Ametlik seletus on poliitilised erimeelsused. Kuid see dokument viitab teisele põhjusele, et Moskva teadis kõiki läbirääkimiste detaile, teadis iga riigi positsioone, teadis täpselt, kuidas neid positsioone üksteise vastu mängida. Kuidas nad teadsid? Kes neile rääkis? Dokument ei nimeta agentike täisnimega. Kuid kontekst on selge, see oli keegi Eesti delegatsioonis, keegi, kellel oli juurdepääs kõigile dokumentidele, keegi, kes osales kõigil kohtumistel. Ja 1934. aastal oli Eesti delegatsiooni juht Konstantin Päts. Teine dokument, see on veelgi šokeerivam. KV arhiivis oli kaustmärkega Operatsioon Balti kett, operatsioon, mis algas 1936. aastal ja mille eesmärk oli ette valmistada Balti riikide integreerimist Nõukogude Liitu rahumeelsete vahenditega. Operatsiooni kirjeldus sisaldab nimekirja mõjuagentidest, inimestest, kes töötasid Nõukogude Liidu heaks, kuid ei olnud ametlikud agendid, ei saanud palka, ei olnud värvatud klassikalisel viisil. Need olid inimesed, kes mõistsid ajaloolist vältimatut, kes nägid koostööd Nõukogude Liiduga kui ainsat ratsionaalset valikut, kes olid valmis aitama rahumeelset üleminekut. Nimekirjas on 12 nime. Enamik neist on tundmatud, väiksed ametnikud, diplomaadid, sõjaväelased. Kuid üks nimi paistab silma. Nimi, mis on osaliselt tsenseeritud, kuid mille esimesed tähed on selgelt loetavad, K.P. Eesti riigivanem, kontakt alates 1930-ndatest, usaldusväärne, pragmaatiline, kontrollitav. Kontrollitav. See sõna on võti. Mitte ideoloogiline, mitte pühendunud, mitte usklik. Vaid kontrollitav. See tähendab, et Päts ei olnud kommunist. Ta ei uskunud Nõukogude süsteemi. Ta ei tahtnud Eesti muutmist Nõukogude Liidu osaks. Kuid teda sai kontrollida.
kuidas? Millega? Kolmas dokument annab vihje. See on Incred raport 1938. aasta juulist raport, mis kirjeldab kompromiteerivat materjali Balti poliitiliste figuuride kohta. Raport ei avalda detaile, kuid mainib, et materjal on piisav, et tagada koostöö kriitilisel hetkel. Mis see materjal oli? Finantsskandaal. Isiklik afäär. Mineviku tegevus, mis võiks hävitada tema maine. Me ei tea. Dokument ei ütle. Kuid see, et selline materjal eksisteeris, on piisav, et mõista, kuidas Nõukogude luur töötas. Nad ei värvanud inimesi ainult ideoloogia või raha kaudu. Nad värvanud neid hirmu kaudu. Šantaaži kaudu. Ähvarduse kaudu, et kui sa ei tee koostööd, siis me hävitame su perekonna, su päranduse. Kas Päts oli selline juhtum? Kas ta tegi koostööd, sest tal ei olnud valikut? Kas ta oli ohver, mitte koostööline? See on küsimus, mis muudab kogu loo moraalset dimensiooni. Sest kui Päts oli sunnitud, kui teda šantažeeriti, kui tal ei olnud tegelikku valikut, siis kas me saame teda süüdistada? Kas me saame nimetada teda reeturiks? Või peaksime teda nimetama tragöödiliseks figuuriks, meheks, kes püüdis teha parimat võimalikku halvas olukorras, kuid kelle valikud viisid katastroofini? Kuid on veel üks dokument, mis muudab selle küsimuse veelgi keerulisemaks. See on Pätsi isiklik kiri, kirjutatud 1951. aastal, kui ta oli juba Nõukogude vanglas. Kiri oli adresseeritud tema tütrele, kuid see ei jõudnud kunagi kohale, see konfiskeeriti, klassifitseeriti, peideti arhiivi. Kiri avastati alles 80-ndatel ja selle sisu on šokeeriv. Päts kirjutab, ma tean, et ajalugu mõistab mind hukka. Ma tean, et mu rahvas peab mind reeturiks. Kuid ma tegin, mida pidin tegema. Ma nägin, mis tulemas oli. Ma mõistsin, et vastupanu on mõttetu. Ma mõistsin, et ainus viis säilitada midagi Eestist on läbi rääkida, teha kompromisse, anda järele väikestes asjades, et säilitada suured asjad. Ma eksisin. Võib-olla. Kuid ma tegin seda, mida ma uskusin olevat õige. See on tunnistus. Kuid tunnistus milles? Kas see on tunnistus süüst? Või tunnistus tragöödiast? Kas Päts tunnistab, et ta töötas Nõukogude Liidu heaks? Või tunnistab ta ainult, et ta tegi otsuseid, mis tagantjärele osutusid valeks? Vaadake sõnu hoolikalt. Läbi rääkida, see ei tähenda tingimata koostööd. Teha kompromisse, see ei tähenda tingimata teenimist. Anda järele väikestes asjades, see ei tähenda tingimata reetmist. Või kas tähendab? Siin on probleem. Siin on põhjus, miks Pätsi lugu on nii vaieldav, nii ohtlik, nii jagav. Sest olenevalt sellest, kuidas me loeme neid sõnu, olenevalt sellest, kuidas me tõlgendame neid otsuseid, olenevalt sellest, kuidas me mõistame seda konteksti, me võime jõuda täiesti erinevatele järeldustele. Üks tõlgendus, Päts oli Nõukogude agent, kes aitas kaasa Eesti okupatsioonile, kes reetis oma rahva, kes müüs oma riigi võõrale võimule. See on Sudoplatovi versioon. See on versioon, mida toetavad teatud dokumendid, teatud tunnistused, teatud faktid. Teine tõlgendus, Päts oli tragöödiline figuur, kes püüdis päästa oma rahvast võimatutes tingimustes, kes tegi halbu otsuseid heas usus, kes lõpuks sai ise ohvriks süsteemile, mida ta püüdis manipuleerida. See on versioon, mida eelistavad paljud Eesti ajaloolased. See on versioon, mis säilitab Pätsi kui rahvuskangelase. Kolmas tõlgendus, Päts oli pragmaatiline poliitik, kes mängis mõlemat poolt, kes püüdis teenida nii Eestit kui Moskvat, kes uskus, et ta suudab kontrollida olukorda, kuid kes lõpuks kaotas kontrolli. See on versioon, mis on kõige keerulisem, kõige nüansirikkam, kõige vähem rahuldav, sest see ei anna meile selget kangelast ega selget kurjategijat. Milline neist on tõde? Võib-olla kõik kolm. Võib-olla ükski. Võib-olla tõde on midagi, mida me ei saa kunagi täielikult teada, sest need, kes teadsid, Päts, Sudoplatov, Ždanov, Stalin on kõik surnud. Ja dokumendid, mis võiksid anda lõpliku vastuse, on endiselt suletud, klassifitseeritud, kättesaamatud. Kuid üks asi on kindel, Konstantin Pätsi lugu ei ole lihtne lugu. See ei ole lugu kangelasest, kes päästis oma rahva. Kuid see ei ole ka lihtsalt lugu reeturist, kes müüs oma rahva.
See on keeruline, vastuoluline, tragöödiline lugu mehest, kes elas keerulises ajas, tegi keerulisi otsuseid ja kelle pärand on endiselt vaieldav peaaegu 80 aastat pärast tema surma. Kas me peaksime teda mõistma hukka? Kas me peaksime teda andestama? Kas me peaksime teda mõistma? Need on küsimused, millele igaüks meist peab vastama ise. Kuid enne kui me seda teeme, on veel üks aspekt, mida me peame vaatama, aspekt, mis on võib-olla kõige olulisem. Mitte see, mida Päts tegi, vaid see, mida tema tegevus tähendas Eesti rahvale. Sest lõppkokkuvõttes ei ole ajalugu ainult surnud poliitikute ja unustatud dokumentide lugu. See on elavate inimeste lugu, inimeste, kes kannatavad otsuste tagajärgede all, mida teised tegid nende nimel. 1940. aasta juunis, kui Nõukogude väed okupeerisid Eesti, algas periood, mida eestlased nimetavad esimeseks okupatsiooniks. See kestis ainult 1 aasta, kuni Saksamaa tungis Nõukogude Liitu 1941. aasta juunis. Kuid selle 1 aasta jooksul muutus Eesti äratundmatult. Kümneid tuhandeid inimesi arreteeriti. Tuhanded deporteeriti Siberisse. Sajad hukati ilma kohtuotsuseta. Eesti valitsus asendati Nõukogude nukuvalitsusega. Eesti majandus natsionaliseeriti. Eesti kultuur tsenseeriti. Eesti identiteet ründati süstemaatiliselt. Kas Päts teadis, et see juhtub? Kas ta mõistis, et tema kompromissid viivad selleni? Või uskus ta tõesti, et koostöö Moskvaga päästab Eesti rahva? Vaadake, mis juhtus 14. juunil 1941. aasta, täpselt 1 aasta pärast okupatsiooni algust. NKVD organiseeris massilise deportatsiooni, 1 öö jooksul arreteeriti ja viidi Siberisse üle 10 000 eestlase. Perekonnad rebiti lahku. Lapsed eraldati vanematest. Vanad inimesed pandi veokitele nagu loomad. Paljud neist ei naasnud kunagi. Kas Päts teadis, et see juhtub? Dokumendid viitavad, et Nõukogude võimud planeerisid seda deportatsiooni juba kuud varem. Kas keegi hoiatas Pätsi? Kas ta püüdis midagi teha? Või oli ta juba nii isoleeritud, nii kontrollitud, nii abituna, et ta ei saanud midagi teha? Tema viimased kirjad, need, mis säilisid, näitavad meest, kes oli murtud. Mees, kes mõistis, et kõik, mida ta püüdis saavutada, ebaõnnestus. Mees, kes nägi, kuidas tema rahvas kannatas ja kes teadis, et ajalugu süüdistab teda selles. Ma tahtsin päästa neid, kirjutas ta ühes kirjas 1952. aastal. Ma tahtsin vältida sõda, vältida verd, vältida hävingut. Kuid ma ei mõistnud, et mõnikord on võitlus vajalik, isegi kui see tähendab kaotust. Sest võitlemata allaandmine ei päästa kedagi, see ainult pikendab kannatusi. See on tunnistus. Tunnistus, et Päts mõistis lõpuks, et ta eksis. Kuid see tunnistus tuli liiga hilja. Liiga hilja tema rahvale. Liiga hilja ajaloole. Liiga hilja lunastusele. Konstantin Päts suri 23. jaanuaril 1956. aastal Kaliningradi oblastis, väikeses psühhiaatrilises haiglates, kuhu Nõukogude võimud ta paigutasid. Ametlik surmapõhjus oli südamepuudulikkus. Tegelik surmapõhjus oli aastad vangistuses, isolatsioonis, meeleheites. Tema surm ei tekitanud suurt tähelepanu. Nõukogude ajalehed ei maininud seda. Lääne meedia ei teadnud sellest. Eesti rahvas, need, kes olid ellu jäänud, need, kes ei olnud deporteeritud, need, kes ei olnud põgenenud, kuulsid sellest ainult kuulujuttude kaudu, sosinate kaudu, salajaste sõnumite kaudu. Mõned leidsid. Mõned olid rõõmsad, reeturi surm. Mõned olid kurvad, kangelase tragöödia. Enamik ei teadnud, mida tunda, sest nad ei teadnud tõde. Nad ei teadnud, mis tegelikult juhtus. Nad ei teadnud, kas Päts oli kangelane või reeturi, ohver või koostööline. Ja nad ei tea seda siiani. Sest Pätsi lugu on endiselt vaieldav. Endiselt jagav. Endiselt ohtlik. On need, kes kaitsvad teda, kes ütlevad, et ta tegi parimat, mida sai teha võimatutes tingimustes. On need, kes süüdistavad teda, kes ütlevad, et ta reetis oma rahva, müüs oma riigi, teenis võõrast võimu. Ja on need, kes lihtsalt ei tea, kes ütlevad, et tõde on liiga keeruline, liiga varjatud, liiga ohtlik. Milline neist gruppidest on õigel? Võib-olla kõik. Võib-olla ükski.
Võib-olla küsimus ise on vale, sest võib-olla ei ole olemas ühte tõde, ühte vastust, ühte õiget tõlgendust. Kuid üks asi on kindel, Konstantin Pätsi lugu on hoiatus. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui väike rahvas usaldab oma saatuse ühele mehele. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui poliitikud usuvad, et nad saavad mängida suuri võime üksteise vastu. Hoiatus sellest, mis juhtub, kui pragmaatilisus muutub kaastundeks, kui kompromiss muutub kapituleerumiseks, kui realism muutub reeturlikkuseks. Kas Konstantin Päts oli Kremli agent? Sudoplatov ütles jah. Dokumendid viitavad sellele. Faktid toetavad seda. Kuid lõplik tõend, dokument, mis ütleks selgelt, Päts oli meie agent, siin on tõendid, siin on tema allkiri, siin on tema aruanded, seda dokumenti ei ole kunagi avalikustatud. Võib-olla see ei eksisteeri. Võib-olla see on hävitatud. Võib-olla see on endiselt kusagil arhiivis, oodates päeva, mil keegi julge või hull piisavalt seda avaldama. Kuni selle päevani jõuame, jääb Konstantin Pätsi lugu müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis jagab Eesti ühiskonda. Müsteeriumiks, mis küsib küsimusi, millele me ei oska vastata. Müsteeriumiks, mis sunnib meid mõtlema sellele, mida tähendab olla kangelane, mis tähendab olla reeturi ja mis tähendab olla lihtsalt inimene, nõrk, hirmunud, ekslik inimene, ajaloolise katastroofi keskel. Kas me peaksime teda mõistma hukka? Kas me peaksime teda mõistma? Kas me peaksime teda unustama? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Sest ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. Ajalugu annab meile ainult keerulisi küsimusi ja vastutuse otsustada, kuidas me nendele küsimustele vastame. Trellid jätkan sealt, kus eelmine osa lõppes, kuid on veel üks küsimus, millele me peame vastama enne, kui saame sulgeda Konstantin Pätsi loo. See ei ole küsimus tema süüst või süütusest. See ei ole küsimus tema motiividest või valikutest. See on küsimus, mis puudutab meid kõiki täna, küsimus sellest, miks see lugu on nii ohtlik, nii vaieldav, nii hoolikalt peidetud. Miks Eesti ametlik ajalugu vältib Sudoplatovi väiteid? Miks arhiivid on endiselt suletud? Miks dokumendid, mis võiksid anda lõpliku vastuse, on klassifitseeritud isegi 30 aastat pärast Nõukogude Liidu lagunemist? Vastus on lihtne ja samal ajal keeruline, sest Pätsi tõde ohustab midagi palju suuremat kui ühe mehe mainet. See ohustab kogu Eesti iseseisvuse narratiivi. Vaadake, kuidas Eesti riik on ehitatud pärast 1990. aastat. Kogu identiteet, kogu legitiimsus, kogu rahvuslik uhkus põhineb lool väikesest rahvast, kes võitles vabaduse eest, kes lõi oma riigi, kes kaitses seda riiki kahe totalitaarse režiimi vastu, kes kannatas okupatsiooni all, kuid kes kunagi ei andnud alla. See on ilus lugu. See on inspireeriv lugu. See on lugu, mis ühendab rahvast, mis annab tähenduse, mis õigustab ohvreid. Kuid kui Konstantin Päts, üks selle loo peategelasi, üks Eesti iseseisvuse arhitekte, oli tegelikult Moskva agent. Kui ta ei kaitsnud Eestit, vaid aitas seda hävitada. Kui tema võitlus vabaduse eest oli tegelikult aeglane reetmine. Siis kogu see lugu muutub. Siis kogu see narratiiv vajab ümberkirjutamist. Siis kogu see identiteet muutub kahtlaseks. Ja see on põhjus, miks Pätsi tõde on nii ohtlik. Mitte sellepärast, et see hävitaks ühe mehe maine, vaid sellepärast, et see hävitaks rahvusliku müüdi. Ja rahvuslikud müüdid on võimsad asjad. Need hoiavad rahvaid koos. Need annavad tähenduse minevikule. Need õigustavad olevikku. Need suunavad tulevikku. Kuid müüdid on ka ohtlikud asjad. Sest kui me ehitame oma identiteedi valedele, siis me ehitame maja liivale. Ja varem või hiljem see maja kokku variseb. Kas Eesti on valmis tõe jaoks? Kas Eesti rahvas on valmis kuulma, et nende kangelane võis olla reeturi? Kas Eesti riik on valmis tunnistama, et nende iseseisvuse lugu ei ole nii lihtne, nii puhas, nii ühemõtteline, kui nad on õpetanud? Need on rasked küsimused. Need on küsimused, mis puudutavad mitte ainult minevikku, vaid ka olevikku ja tulevikku. Sest kuidas me mõistame oma minevikku, määrab, kuidas me mõistame ennast täna. Vaadake, mis juhtus teistes riikides, kes pidid silmitsi seisma oma ajaloo tumedate külgedega. Saksamaa pidi tunnistama holokausti. Venemaa peab tunnistama Stalini kuritegusid. Ameerika peab tunnistama orjust ja genotsiidi. Need on valulikud protsessid.
Need on protsessid, mis jagavad ühiskonda, mis tekitavad konflikte, mis avavad vanad haavad. Kuid need on ka vajalikud protsessid. Sest ainult läbi tõe, isegi kui see tõde on valus, isegi kui see tõde on ebamugav, isegi kui see tõde hävitab meie lemmikuid müüte, saame me tõeliselt mõista, kes me oleme ja kuhu me läheme. Eesti ei ole veel valmis selle protsessi jaoks. Eesti ei ole veel valmis küsima kõiki küsimusi Konstantin Pätsi kohta. Eesti ei ole veel valmis avama kõiki arhiive, lugema kõiki dokumente, kuulama kõiki tunnistusi. Sest Eesti kardab, et vastused võivad olla liiga valulikud. Kuid hirm ei ole hea nõuandja. Hirm ei kaitse meid tõe eest, see ainult pikendab valet. Ja vale, olenemata sellest, kui mugav see on alati ohtlikum kui tõde. Sudoplatovi väide, et Konstantin Päts oli Nõukogude mõjuagent, ei ole tõestatud. Kuid see ei ole ka ümber lükatud. See ripub õhus, ootab, kummitab. Ja kuni see ei ole kas kinnitatud või ümber lükatud lõplikult, jääb Pätsi lugu poolikuks. Jääb Eesti ajalugu poolikuks. Jääb meie mõistmine iseendast poolikuks. Kas me tahame teada tõde? Või eelistame me mugavat valet? See on valik, mille iga ühiskond peab tegema. See on valik, mille Eesti peab tegema. Ja see valik ei ole ainult akadeemiline. See ei ole ainult ajaloolaste vaidlus. See on küsimus, mis puudutab iga eestlast, sest see on küsimus sellest, kes me oleme kui rahvas, mida me väärtustame kui ühiskond ja kuidas me suhtume oma minevikku. Konstantin Päts on surnud peaaegu 70 aastat. Kuid tema vaim kummitab Eestit siiani. Tema küsimused on endiselt vastamata. Tema saladused on endiselt peidetud. Tema tõde on endiselt teadmata. Ja kuni me ei ole valmis neid küsimusi küsima, neid saladusi avama, seda tõde otsima, jääb Konstantin Pätsi lugu lõpetamata. Jääb Eesti ajalugu lõpetamata. Jääb meie mõistmine iseendast lõpetamata. Kas Konstantin Päts oli kangelane või reeturi? Kas ta oli ohver või koostööline? Kas ta püüdis päästa oma rahvast või müüs ta nad võõrale võimule? Need on küsimused, millele me ei saa vastata lõplikult, mitte sellepärast, et vastuseid ei ole, vaid sellepärast, et me ei ole veel valmis neid vastuseid kuulma. Kuid ükskord, võib-olla mitte täna, võib-olla mitte homme, kuid ükskord, need vastused tulevad välja. Arhiivid avanevad. Dokumendid avalikustatakse. Tunnistused antakse. Ja siis me teame. Ja kui see päev tuleb, peame me olema valmis. Valmis tõe jaoks, olenemata sellest, mis see tõde on valmis ümber hindama oma ajalugu, ümber mõtlema oma identiteeti, ümber kirjutama oma narratiivi. Sest ainult läbi aususe iseenda vastu, aususe oma mineviku vastu, aususe oma vigade vastu, saame me tõeliselt kasvada kui rahvas. Konstantin Pätsi lugu ei ole lõppenud. See jätkub. Iga uue dokumendiga, mis avastatakse. Iga uue tunnistusega, mis antakse. Iga uue põlvkonnaga, mis küsib küsimusi, mida vanem põlvkond kartis küsida. Ja võib-olla, ainult võib-olla, ükskord me teame tõde. Kogu tõde. Mitte ainult fragmente, mitte ainult vihjeid, mitte ainult kahtlusi. Vaid kogu lugu, algusest lõpuni, ilma tsensuurita, ilma varjamiseta, ilma hirmuta. Kuni selle päevani jõuame, jääb Konstantin Päts müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis määratleb Eesti ajalugu. Müsteeriumiks, mis kummitab Eesti identiteeti. Müsteeriumiks, mis ootab lahendamist. Kas sina oled valmis seda müsteeriumi lahendama? Kas sina oled valmis küsima küsimusi, mida teised kardavad küsida? Kas sina oled valmis otsima tõde, olenemata sellest, kuhu see tõde viib? Sest lõppkokkuvõttes ei ole ajalugu ainult mineviku lugu. See on ka oleviku lugu. Ja tuleviku lugu. See on meie lugu, lugu sellest, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Ja Konstantin Pätsi lugu, olenemata sellest, mis see lugu lõpuks osutub olevat, on osa sellest suuremast loost. Osa, mida me ei saa ignoreerida. Osa, mida me ei saa unustada. Osa, millega me peame silmitsi seisma, kui tahame tõeliselt mõista iseennast.